ma lihtsalt lükkan kogu aeg edasi seda. Vahest õhtuti mõtlen, et homme hommikul ma lähen jooksma. Pohhui, mis saab. Lihtsalt ma tean, et ma olen nagu sitaks väsinud. Pohhui. Ma lähen ikkagi jooksma. Ma lihtsalt nagu tõusen üles ja lähen välja, et nagu kaitseväes ma tegin seda iga päev, et nagu miks ma siis ei peaks seda suutma homme hommikul teha. Ja iga kord, kui see alarm tööle hakkab, siis ma lihtsalt panen kinni selle ja magan edasi, sest nii sitaks mõnus on lihtsalt. Ja uni on nii hea ja nii raske. Ja siis ma mitte kunagi ärka üles. Aga iga õhtu ma ikkagi mõtlen, et ma homme hommikul ärkan. Ja iga hommik ma panen selle kinni. Nüüd on muidugi päev ja kell on mingi 2 saab. Me ole ikkagi jooksmas käinud üli pikalt, seega me lähme ja teeme seda täna. Sest need kuradi tossud ajavad mind nii fucking närvi, nad lihtsalt vaadake. Mis on siin? Mitte keegi ei kasuta neid. Vaatan oma vanu pilte ja siis võrdlen ennast selle kehaga. Siis mõtlen, et suvi tuleb. See asi ei ole ainult nagu suves. Asi on minu enesehinnangus. Esimene asi, mis inimene peaks tegema, on ennast vormi saada ja siis tema enesehinnang paraneb nii räigelt. Ma olen olnud seal, ma tean, ma tahan seda uuesti ja sellepärast ma tahangi. Mõtlen kogu aeg, et ma tahan minna jooksma, ma lähen homme hommikul jooksma. Ma hakkan iga päev jooksmas käima, vaatan neid kuradi TikToke, David Cogginsist, mingitest teistest vanadest. Ja siis see annab nagu nii räige poweri, aga hommikul ikkagi iga kord tuut, alarm kinni ja tagasi magama. Kuigi jah, ma tean, ma ei pea seda hommikuti tegema, ma võin seda ka praegu teha nagu päevasel ajal, aga ma tean, et kui ma hommikul ära käin, siis see on nagu veel kõvem. Ja nagu veel rohkem tõstab enesehinnangut ja kui ma pärast koju jõuan, siis see on nii palju rohkem nagu rewarding. See kuradi reward on nii hea. Ma alustasin ka paastuga, mis tähendab siis, et paastun söögist. Iga kuu ma otsustasin teha 4 paastupäeva, mis teeb siis niimoodi, et iga nädal ma 1 päev ei söö, 24 tundi. Lõunast lõunani, ma ei söö midagi. Kui see nüüd kõik kokku panna, 4 päeva, see on 48 + 48, 96 tundi. Ma ei söö mitte midagi iga kuu. Mis tähendab, et ja nüüd kui mõelda toidukoguse peale, mis ma suudaks selle 96 tunniga endale sisse süüa. No see on suur, aga seda ei juhtu, sest ma ei söö seda. Mis tähendab, et kuskilt peab see ära kaduma, loodetavasti siit. Ma olen seda varem teinud ja mul on pärast väga hea enesetunne ja mul on rohkem energiat kui siis, kui ma söön. Kuna siis su keha tegeleb seedimisega ja selle peale kulub energiat. Ja siis sa oledki siuke, siis mina olen siuke veits väsinud, ei viitsi teha midagi. Aga samas muidugi, see on ka üli hea vabandus, miks mitte jooksma minna jällegist. Kõht on tühi. Kuigi tegelikult tühja kõhuga on kõige parem joosta üldse. Ma tean seda ise ka, aga alati on hea mõelda. Mingi hea vabandus välja jälle. Ma olen väsinud, õues on sitil, õues on külm, õues on palav. Kunagi mitte miski ei sobi. Ma olen väsinud. Siit valutab, sealt valutab, seljaga on tegelikult mul mingi probleem küll. Jalkatrennis käisin 6 aega tagasi ja tõmbasin selja ära. Olin täiesti pikali maas. Niimoodi, et ma ühe korra pidin roomama vetsu, et pissia. Ajasin mööda seina üles ennast, ma ei saanud mööda seina isegi kõndida. Ja siis ma kasutasin mingisugused nagu siuksed suusakepid, millega ma sain kõndida nagu normaalselt, siis kõndisin niimoodi. Aga nagu see üle nalja asi, see oli päris hull. Nii et ma tean, mida osad inimesed tunnevad, kes peavad. Kellele seljavalud on. Ma olen nüüd üks nendest võib-olla. Ja ta nagu täiesti ära ei kaogi. Täna hommikul näiteks ärkasin üles, selg täiesti kange. Ja siis ma teen siukseid harjutusi nagu. No üks harjutus on siuke, mida nad ütlevad, et see toimib nagu, et lihtsalt passid niimoodi. Siis see harjutus. Ei tea, kuidas seda hästi teha. Veidi hoiad. Siis vahetad. Siis näidati siukest harjutust olen teinud. Oled nagu 4 käpukil ja siis tõmbad nõgusaks selja. Ja siis lased kumeraks. Ja nagu
Neid ma teen niimoodi peaaegu iga päev, üle päeva vähemalt. ja nagu need aitavad, mis on super. lisaks süda puberdab. lisaks ma üritan iga päev teha, mitte iga päev, ma üritan teha üle päeva vähemalt kätekõvetusi. 100 tükki vähemalt. üleeile tegin 150, mille üle ma olen suht uhke. nagu ma mõtlesin, et sott on minu piir, et nagu sott on see maksimum, mis ma suudan teha üks päev. aga siis ma tegin nagu, hakkasin viimast setti tegema, viimast 20. siis mõtlesin, et tegin 20 ära, sott koos, passin. ma suudan veel teha. tegin 10 otsa, tegin 30 järjest. pärast seda tegin uuesti 30, veits puhkasin, tegin uuesti 30. siis mõtlesin, et 140, nagu see ei ole okei number. tegin väikse pausi veel, tegin 10 veel otsa ja 150 ja nagu ma suudan teha neid asju, miks ma ei tee nagu. kuna ma elan nüüd Toomemäe lähedal, suht Toomemäel, siin on rämedalt igasuguseid mägesid ja väikseid treppe, kust üles-alla joosta, mis on hea, sest mulle meeldib sihuke intervalltreening, et ei ole kogu aeg samasugune lai, lame tee, vaid on nagu raskusi ka, et tõmbad ennast lukku korralikult ja siis taastud. tänase trenniga ei ole mingisugust eesmärki, mul pole isegi kella käe peal, lihtsalt teeme mingi jooksu. jookseme nii kaua, kuni me sitaks ära pasime. praegu ma tahaks lukku tõmmata, võtame selle trepi ette. nüüd on see hetk, kui hakkavad tulema igasugused väiksed valud, näiteks siin ringkeres väike siuke terapalu, aga nendega on see, et esimene jaoks on, teine jaoks pole enam, kolmas jaoks pole, järjest paremaks läheb. ilmselt 10 minuti pärast on see ka kadunud, nagu see on fine kõik. praegu on sitt, aga pärast on hea. tunnen jah. kopsud ikka valutavad, siuke tunne nagu traatvari oleks ümber kopsude, kui hingad või seespool kopsu. aga nagu see on iga kord, kui ma mõnda aega ei jookse, ennast lukku tõmban, siis on, te kindlasti teate seda, osad inimesed. aga muidu on nagu okei, järjest nagu paremaks läheb, nagu vaihtub ära. ma ei tea, ma olen äkki 15 minti lasknud siin ringi. okei, aga igatahes aitab, näeme teid toas. kaua ikka viitsite seda ohkimist siin kuulata. mul üks asi veel, enne kui me lõpetame, teile väike palve. näeme toas. outro. jooksus käidud, 100 pumpa tehtud, 1,5 minutit planku tehtud. võib öelda, et täna on olnud hea päev, võib olla enda üle uhke. ja homme jällegist peab midagi tegema, sest muud moodi me ei saavuta lihtsalt edu. lihtsalt mina tunnen seda, et kui ma olen vormis, siis mul on rohkem energiat. ma olen ise, mulle tundub, et ma olen teistele nagu rohkem tõsiseltvõetavam. Polegi rohkem midagi. tahaks lihtsalt nagu veits tervislikum olla ja hea välja näha. teate ikka. igatahes asi, mis ma teile rääkida tahtsin veel, on see, et kui ma vaatan enda Youtube'i seda kanalit, siis ma näen seal, et kui ma teen fotograafia sisulisi video, siis kedagi ei koti see. makrofotograafia videol 300 vaatamist, eelmine video ma panin. ma oleks võinud samamoodi, eelmine video oli see, kus Paul ehitas seda objektiivi, on ju, vanast seebikast. ja siis, kus oli Camaro käivitamine ja ma arvan, kui ma oleks pannud selle. see video sai 2000 vaatamist. ma arvan, et kui ma oleksin pannud selle pealkirjaks, et Paul teeb endale ise objektiivi,
see oleks ka saanud mingi 300 vaatamist. ma panin selle pealkirjaks Paul Camaro esimene käivitamine peale talve, 2000 vaatamist. Ehk siis mul ausalt öeldes suurt vahet ei ole, kumba ma teen. Mind huvitavad autod, ägedad masinad, mind huvitab fotograafia. Kui ma ägedaid autosid pildistan ja filmin, siis ma tegelengi enda asjaga fotograafiale. Ehk siis teie tulete mängu jällegi. Ma olen hingama vahepeal. Kas kellelgi on mingid ägedad masinad või mingid motohobi, mida te sooviksite, et ma pildistan? Ja äkki saate väike story sinna juurde leida, meile rääkida, meil kõigile vaatamiseks. Mina aitan teid, teie aitate mind. Teeme mingi ägeda video, vlogi teie enda motohobiga. Mis iganes asi see on, ehitasite murutraktorist endale fucking rallimasina, ehitasite, valite enda mingile Bemmile mingi rämeda mootori peale, turbod peale, värid särgid, ma ei tea autodest mitte midagi. Saate aru mu mõttest, lihtsalt teeme midagi ägedat koos. Kui teil on midagi sihukest, siis kirjutage mulle, teeme midagi ägedat. Lõpetame selle episoodi ära, et ma saaks hingata ja pesemas ära käia. Ja striimima hakata. Ma striimin täna Mafia 1 minu lemmikut mängu, mis on täiesti uueks tehtud, ilusaks. Kui teid huvitab, kui te vaatate, ma mõtlesin, et kui ma nagunii midagi arvutis mängin, siis miks ma ei võiks näidata või striimida. Noh, pulli pärast. Kõik, tšau. Kümme. Kakskümmend.